Minu jaoks on edasi Janek ehk selle peatoimetaja. See tegelikult näitab, kuidas ühe inimese unistusest saab reaalselt midagi käegakatsutavat välja kasvada. Minu jaoks on edasi opositsioon ehk mõnes mõttes ujub vastuvool kõigega, millega me harjume. Deskrema su ees, kui kaua veel hoida tunnet edeses. Kui ma Janekiga sellest kunagi aastaid tagasi rääkisin ühes sünnipäevalauas, siis ma küsisin ta käest, et sa teed lehte, aga see on sul internetis ja sa ei ole kunagi oma last käes hoidnud. Kas sa tahaksid seda teha? See mõte jäi ta idanema peas ja vist ei läinud aastatki, kui Janek tuli minu juurde ja ütles, et kuule, teeme. Ja see on see edasi ja see on see õnnestumine.
edasi on minu jaoks intelligentne lugemine, võrratud autorid. Mu jaoks päris isiklikult on ta selline pidev proovikivi oma sõnumi vormimiseks, nõnda, et seda mõistetaks hästi. Suur töö, põnev töö, mis aitab mul endal kasvada. Minu jaoks on edasi praktiliselt ainus ajakiri, mille ma loen alati kaanest kaaneni läbi. Mõni päev tagasi avaldasime usutluse Ekspress Grupi asutaja Hans Schaschluigega, kes ütleb oma arvustuses, et edasit on raske kätte võtta, ent väga hea lugeda. Targad tekstid rahustavad. Ja eks ole ju tänapäeval ka inimestega järjest rohkem me kuuleme seda, et me mõtleme selle üle, et millele me anname oma ressurssid, aega, energiat, raha ja mõtleme järjest sagedamini, et millele ma oma panusega kaasa aitan. Edasi on meediaväljaanne, aga ta on ka omamoodi haridusprojekt. Et meie äsja valitud president Alar Karis, kui ta ütles, et Eesti eesmärk võiks olla haritud ja tark rahvas, siis ma arvan, et edasi sobib seda eesmärki sellesse mustrisse ja seda eesmärki toetama väga hästi. Meie unistus on olnud teha ajakirja, mis oli Eestis puudu, Eesti parimat ajakirja. Kuidas meil on läinud? Me oleme 5-aastased, peab ennast näpistama, et me oleme endiselt elus. Sinule